Nii, oleme tagasi. Meie eelmine video jäi väga põneva koha peal pooleli, nagu ikka peavad erinevad osad põnevate kohta peal pooleli jääma. Nimelt siis rääkis Kertu, kuidas tema lavastuses rahvavaenlane avastas arst, kohaliku küla arst spaas viirusebakteri ja mis siis saab edasi? Ja, töö jääb lühega ja ühesõnaga soovitan tulla vaatama inimesed näiteks rahvavaenlast sügisel tõenäoliselt saab. Jah, et põhimõtteliselt hästi sarjane lugu sellega, mis meil praegu toimub, et avastatakse potentsiaalne tapmibakter spaast ja siis läheb jälk lahti, et ühesõnaga, et kas siis panna siis spa kinni või ei. Et kas siis nagu, kas riskida sellega, et inimesed kaotavad töö, jäävad oma sissetulekutest ilma või võtta vastu see otsus, et okei, et las nad siis peavad selle edasi, et potentsiaalselt väga palju inimesi ära surra. Ehk siis täpselt sama olukord, kus me praegu oleme. Et hästi huvitav selline, kindlasti inimestele küll huvitav, kuidas poliitika toimub, on see väga huvitav ja kuidas seda vajakirjandus näiteks, et väga, et kuidas ajakirjandus seda kriisi siis nagu vahepeal võimendab ja vahepeal nagu omakasu huvides siis nagu üritab kinni mätsida, et see on väga põnev. Kas sinu tükkides saab üldiselt tihti nalja ka või on sul nagu rohkem väga tõsine kõik asi? Seal saab nalja. Tuleb ka tõestada, et ma ei oleks teinud asjad, kus ei oleks nalja. Ja seda mul ette ka heitud, et miks nagu, et kas on nüüd väga kogu aeg asjad nalja teha, et samas me ei tee seda nagu meelega, et see kuidagi ise juhtub. Ja kui tegelikult hakata vaatama mingit sellist, kas või poliitikat, siis tegelikult see kõik oli väga naljakas. Et kui sa nagu üritad hästi tõsiselt, just mulle tundub see, et mida tõsisemalt seda, kas ei võtta seda naljakamaks ja muutub. Et mitte lihtsalt teha neid nalja, et keegi kukub pikali kuskil või komisjoni. Saab jalaga tagumikku või? Jah, mitte seda väga ei viitsi. Aga tegelikult, kui sa võtad, hakkad vaatama mingit nagu nähtust või mingit inimest, siis ise ennast hästi tõsiselt võtavad. Siis hästi hullult usuvad seda, mida nad teevad, siis on väga naljakas olla. Isegi kui nad tõsiselt teevad. Nad ega seda ei vähenda seda asja tõsitust tegelikult. Hiljuti oli Tartu Uue Teatri kodulehel vaadatav sinu etendus, mis selle nimi oli, Lihaluudel, oli nii vist, jah? Kas on veel midagi tulemas, et kui praegu inimesed ju ei saa teatrisse joosta, nagu me rääkisime ennist, eks ole, liikumispiirangud on ja mõistlik on olla kodus, siis kas äkki on sul varsti midagi, mõni sinu lavastatud etendusi kuskil ka veebis vaadatav, tead sa? See on lahe jah, et Tartu Uue Teater on hästi palju asju tegelikult praegu online'is. Tartu Uue Teatri Lihaluudel oli nüüd vaadata umbes mingi nädalake, et see võeti maha ja nüüd on see Kadri Noormetsa ja Ivo Reinoki mobiilsed definitsioonid. Aga varsti peaks tulema ka meie see mõnikord on kõik selge, mida me viimistel mängitsime. Suvel, üks suve, kaks suve. See on hästi huvitav surrealistlik selline nagu, aga ka naljakas tükk, mis räägib põhimõtteliselt vaimuhaigustest, aga mitte otseselt, vaid ta räägib nagu sellest, kuidas inimesed tajuvad maailma hästi erinevalt. Et isegi kui, ma ei tea, vaimuhaigustega endal mingit nagu huvi või kokkupuudet ei ole selle teemaga, et siis see on ikkagi huvitav vaadata, et me nagu uurisime neid hästi nagu kummalisi vaimuhaigusi, mis, või see on nõme öelda haigus ka, et inimestel nagu lihtsalt tajud hästi erinevad. Et ühesõnaga uurisime seda, kuidas inimesed võivad maailma hästi erinevad. Näiteks sulle inimesed arvavad, et neil on ufakaas. See on kindlasti normaalne, need arvavad, et neil on viis ufakat nagu humanoid ja köögis. See on normaalne, nende maailmas on nagu normaalne asi. Ehk siis seda me nagu uurisime. Ma ootan väga, millal see tuleb online'ist, ma tahaks selleks ka uuesti teha. Jällegi ju tegelikult väga aktuaalne tükk praegu, et inimesed isolatsioonis olles tihtipeale vaimuhaigused pärast võimenduvad ja kui sa eladki üksinda praegu juba 3.-4. nädalat täiesti üksinda kodus, siis sa võib-olla tõesti hakkad kätte kujutama, et sul on humanoidid kodus. Tead, see võib-olla isegi see, et sa ei taha, et sul on üks humanoidi. Ja tegelikult on need inimesed, kes näevad neid humanoide. Et jah, lihtsalt nad võivad maal erinevad. See on paratamatult. Nii et siis on lootust ühesõnaga, et sinu lavastatud tükke on varsti näha Tartu Uue Teatri kodulehel siis jällegi, et jah? Jah, seda peaks see, kus olema midagi, jah, väga ootan. Paneme siis äkki ka selle lingi hiljem siia intervjuu alla, et kui keda huvitas, siis võib jälgida, et kui ei tule Kertu tükki nii pea, siis seal on vist teisi tükke iga nädal või üle paari nädal tulemas uusi iga juurde peale. Ja üks väga huvitav asi, mida ma ise näen ka vaadata nüüd paar päeva, kus üleval olema on see drag show, mida tegid siis Jüri Naela õpilased, nagu tantsu ja füüsilise teatri õpilased.
see võiks tõmba paar päeva üle, ma ei mäleta, kus see on, aga selle tahaks külas võtta selle lingi sinna. Ja kui sa leiad selle, siis saada seda tõesti meile, et me paneme selle lingi ka juurde, siis saab vaadata teatrit kodust, miks mitte, et see on ideaalne võimalus, kui muidu teatrisse võib-olla ei jõua, et on kallis või on raske aega leida, siis praegu on väga hea, just on tasuta saab vaata veebis ja ka aega on ju küllalt inimestel. Nii, aga siit oleme jõudnudki, et natuke rääkisime sinu näitlejatööst, natuke sinu lavastaja tegemistest, siis viimane asi, mille poolest sa võib-olla ka tuntud natuke oled ja ka oled väga edukaid asju korda saatnud, on stsenaristi ja kirjutaja töö. Et räägi ka sellest pisut, et mida sa selles vallas teinud oled ja mis on võib-olla tulemus, millele sa uhkust tunned ja nii edasi. Sellega on ka see, et kui ma hakkasin lavastama, siis ma ei leidnud alguses materjali, mida teha. Ma ei leidnud nagu häid valmis näidet, kus mul oleks meeldinud, mille kohta ma saan, et seda tuleb praegu teha. Ja siis ma olen kirjutanud ise oma lavastustele tekste. Mitte ka nagu näidenditena, aga koosraamaturiga, kus Maria Lelivaga poole teinud koos. Nad ala niimoodi, et näitlejad improviseerivad mingi stseene ja siis me pärast kirjutame sellest nagu kokku mingi asja. Seda olen teinud, see on üks meetod, mida teha. Et on päris korduvalt teinud. Siis näidendeid olen kirjutanud 2 tükki kodus. Vladimiri, mida mängiti Graalis päris ammu tegelikult juba. Ja Hipsteri suur, mis oli ka Graalis. Aga praegu jah, kirjutamise mõttes ma olen Tõnis Niinemetsale stand-upi kirjutanud. Olen üks tiimist, et koos Tõnise ja Meitspillaga. Kolmekesi kirjutad? Tegelikult viiekesi, meil on seal Karl-Keerus protsent ja Kõik-Keerus on ka, kes aitab nagu neid sõnumeid, kes aitab kuidagi nagu vaatab üle, et see, mida me ütleme, oleks ikkagi nagu jooks kohale inimestele, et see oleks nagu aru saada kõigile. Et me ei tee mingit oba mingit sörri, mingit valli juttu saama, et kõik saavad vastust ühete arvates saalida. Kui ma ei eksi, siis see tuleb ka, eks ole, veel sügisel tagasi tõenäoliselt, kui ei tule viirus tagasi. See on ka, jaa, täiesti kiivi mängitakse kindlasti sügisel, ma loodan, et kindlasti mängitakse. Seda soovitan kõigil vaatama minna ka. Kui sa räägid laste kasutamisest, aga kui sa oled ise olnud laps, mida me kõik oleme, kes see hilja aeg, kes seal on, et siis ikkagi hästi huvitav vaadata, et see on hästi palju äratamist, hästi naljakas. See on hästi naljakas. Aga mis tahab Tõnise asju veel vaadata ka, need on ka online'is. Point.ee lehel. On olemas selle? Jaa, produtsent oli kõik asjad üles, vanad Tõnise asjad ja üldse Point.ee tegevused asjad. Stand-upi, kes tahab kodus vaadata Eesti stand-upi. Hästi äge. See on tõesti väga hea uudis. Seda linki jagame kindlasti ka, et jällegi ära kulunud vana klišee nali, aga naer tõepoolest on terviseks. Ma arvan, praegu Eesti stand-upi vaadata on väga hea mõistlik. Jah. Et miks seda ingliskeelset asja kogu vaadata? Võib ka seda, aga Eestis meil ju kvaliteetset asja tehakse hästi palju praegu. Meil on nii, see tase on nii kõrgeks läinud viimase aastaga, et kuidagi, jah, et seda tehakse päris palju ja vist saadakse aru, et see, Sirika. Siri. Tere, Siri, jah? Siri ei ole näoga, nagu ta just väga hindaks väga kõrgelt seda, et seda praegu üles tõstsida. Jah, aga lisaks siis stand-upile ja tükkidele sa kirjutad ka artikleid aega, et mis paneb sind artikleid kirjutama? Sellest on siis, kui nagu peas korgid läbi lööb. Et mingi teema nagu on nii suur, et seda ei saa enam eirata või ma arvan, kui kirjutaks palju rohkem kui oleks aeg, kui ma muid asju ei teeks. Et siis ma kindlasti kirjutaks rohkem, aga need 2 korda, kui ma olen ERN-i kirjutanud, üldse aastas vahet, tihti ju. Et siis oli küll see, et mõlemad olukorrad eelmine kord EKRE võimule tulebki see koroona asi. Need on just nii suured asjad, et see ei saa nagu midagi. No see on midagi, mis muudab maailma kõiki või tegelikult meie kõigi elu käiku tuleb päris korralikult. Ehk siis sa kirjutad artiklid ikkagi siis, kui asi sind ennast sügavalt puudutab kuidagi? Jah. Niisama kirjutamise pärast, kes ei viitsi kirjutada. Kuidagi kirjutada tore, aga nii üldse. Või ei viitsi ikka kirjutada, aga siis ma ei avata. Ma kirjutan endale mingi märkmid, mis võib-olla kunagi sünnitada. Ja siis sa kirjutad ju veel ka lühilugusid, eks ole, aeg-ajalt näiteks Vikerkaard oled teinud. Olen paar tükki kirjutanud, jah. See on tõesti tõsi. Nii et kellel on huvi Kertu lühijutte lugeda, siis otsige vanad Vikerkaard üles, et kuskilt on kindlasti saada. Vikerkaare kodulehelt vist saab ka. Üks ka on Vikerkaard.ee, seal on kõik asjad üleval, üks hästi lahele, et paneb üles kõike.
jah, sa lähed artikleid, et see on üks Vikerkaarele. ja mine siis kallis noor Vikerkaare kodulehele ja löö siis see Kertu Moppeli nimi. Ära pane sinna Padjaklubi ristina, pane Kertu Moppel ja siis sa leiad need artiklid tõenäoliselt ülesse. Et kunas tuleb raamat, siis on järgmine loogiline küsimus. Kas tuleb üldse raamat? On sul selliseid nagu ambitsioone, et kirjutada nagu päris raamat lõpuks kunagi? Täiega tahaks kirjutada, tõesti tahaks. Aga see on just jälle see, et see on põhimõtteliselt töö, mida sa teed mingi aasta ju, kui seda romaani kirjutad ja ka selle eest sulle keegi tasu nii väga ei maksa samal, et sa kirjutad seda, et sa teed kuskilt selle vaba aja lihtsalt. Ja muude asjade kõrvast, siis on nagu keeruline. Kui kunagi, ma ei tea, ei kindlasti on tüüriga. Millest raamat tuleks? Oled sa selle peale mõelnud juba? Ma ei tea, mul mingid ideed on praegu ei. Aga hakkame siis otsi kokku tõmbama, et me oleme rääkinud 3 sinu suurimast valdkonnast, millega sa tegeled hetkel. Kas midagi jäi mainimata? Teed sa veel midagi peale kirjutamise, stsenaristika, lavastamise, näitamise? Ei tee vist. No siis küsin niisuguse natuke klišeelise, tavaliselt ikka küsitakse inimeste käest, kes tegelevad hästi paljude erinevate asjadega, et milline siin teist on sinu jaoks südamelähedasem ja lemmiktegevus ja milline tuleb kõige lihtsamalt võib-olla? Ma arvan, et ma vist ei teeks selle asja, kui need ei meeldiks mulle. Aga seal on eri nagu asjad, kirjutamine näiteks, et ma saan seda üksi kodus teha, kui ma tahan. Mis on nagu hästi mugav. Teatriga on see, et seda on vahepeal keeruline teha, sest tuleb terve see aeg vabaks võtta, mitu kuud. Ja sul peab olema see teater, kui sa seda teed, et inimesed peavad saama koos käia, see peaks planeerida, see on hästi keeruline. Ja sarjas on lihtsalt tore nagu näidata, sest see on nagu lihtsalt lõbus, mida me teeme seal. Vastutustundliku lõpus, aga mõtlema ei pea. Selles mõttes ma arvan, mulle praegu hästi, et me oleme hästi paigas, hästi tasakaalustad asjad. Et kõik asjad nagu kuidagi nii erinevad, et see kuidagi hästi tasakaalu hoida. Kunas sa viimati teatrilaval olid muidu? Seriaalis sa küll mängida teatrilaval? Ammu, ma arvan, see oli 4 aastat tagasi nii Kraalis Mart Kallitsa lavastusest, keegi ei räägi koeraga normaalselt. Tõepoolest ei räägi. Mingi tripp lihtsalt, see oli muu täitsa lavastus. On sul muidu soovi lavale minna või sa ei tunne praegu vajadust, et lavale... Ma väga tahaks, ma ei saa aru, miks mind ei ole kutsutud nüüd tükk aega. Ma tõesti ei saa aru, aga lihtsalt on kõik see, et minu naisnäitlejaid on nii palju ja nad on enamasti ju palgal ka teatrit. Kui sul juba on see inimene, kes sul juba töötab, miks sa peaks kõrvalt või kellegi teise. Et sellist on see üks küsimus ka ja tegelikult nagu ma ei ole seda kõva aeg rääkinud kuskil, et ma tahaks. Keegi ei tea ka, et kõik arvavad, et tahaks seda muudest. No äkki nüüd keegi seda intervjuud vaatab, siis palun palgake Kertu Moppel endale lavale, et miks pole teda värgatud ja lavale torgatud nagu apelsin laulis kunagi. Et ühesõnaga ma saan su vastust aru, et ma sult seda nagu toppi välja ei pigista, et mis on lemmik, mis mitte, et no pigem 3 valdkonda, mis tasakaalustavad sinu tegevusi. Aga äkki seda äkki oskad, mis sulle kõige lihtsamalt tuleb nendest 3? Et kas sa tunned ennast kõige mugavalt nagu laval olles või lavastades või kirjutades, mis see kõige mugavam? Kõige loomum on sulle? Padjaklubi on praegu, ma ei räägi üleüldse näitlemisest, ma lihtsalt räägin Kristina rollist, sest see on nii sisse töötatud. Et seda me esimese paari osad kuidagi nagu, esimese paari osad, mis me tegime, siis oli keeruline, mis küll see karakter nagu välja mõelda, kuidas ta mõtleb, kuidas ta räägib ja mida ta teeb. See on tõesti keeruline, aga siis, kui see töö sai ära tehtud, siis see on kõige lihtsam asi, see on nii nagu et selle peab mõtlema, et süsteem on nii sisse töötatud, et ma võin Kristinale improviseerida nagu iga kell. See on lihtne. Aga need ülejäänud asjad jah, et kus sa pead uuesti hakkama mõtlema, mis see tervik on või kuidas nagu, millest ta üldse räägib, see asi, mida teeme. Need on keerulised mõttetööd. Aga siis võib-olla selle cliffhangeriga nüüd, kui jõudsime Padjaklubi teemani ääri-veeri, tõmbamegi tänase intervjuu otsad kokku. Lingid tulevad pärast, kallis noor, sulle siia intervjuu alla. Ja homme on Kertu nõus tegema laivi ning kui sa tahad küsida siis otseselt küsimusi just, mis puudutavad Padjaklubi või ükstapuha mida, mis Kertu puhul huvitab, siis on sul seda võimalik teha homme Facebook laivi ajal kella 3-st kella 4-ni Kristiine Noortekeskuse Facebooki lehel. Nii et kui soovite Kertule ise esitada küsimusi, mitte kuulata need küsimusi, mida mina esitasin, siis ole homme laivis ja Kertu vastab sulle hea meelega. Aga suured tänud sulle, Kertu! Ja jään ise ka põnevusega homset laivi ootama ja vaatama, mida sult küsitakse, mida vastad. Jah, aitäh! Tšau, tšau!